see on nüüd minu tavakas hommikusöök, võikud ja 3 muna. Tavaliselt ma söön 2 võikut, aga kuna mul oli avokaadot nii palju, siis ma tegin 3. Ja ongi lihtsalt konkreetselt sai avokaado, tomat, solpipar ja sitrunimahlaga natuke avokaadole, et mõnusam oleks. Ja siis ma panen alati soolaga munale peale. Nii maitsev. No nii, täna on siis käes 5. märts. Küsisin Kasprit enne, mis kuupäev täna on. Ja siis ma küsin, kas 5. märts, ta ütles jaa. Flirts, 5. märts. Nii et seda me siin naeramegi. Aga ühesõnaga, tere tulemast tagasi minu kanalile. Väga ammu ei ole siia täiesti sihukest mõnusat igapäevast vlogi teinud. Nii et ma mõtlesin, et on aeg jäädvustada. Mul on hetkel käsil siis 2. trimester ja hakkasin paar päeva tagasi juba 17. nädal. Nii et ehk siis 16 nädalat on täis ja 17. on käimas, mis on crazy, aeg lihtsalt läheb nii kiiresti ja ega mul midagi erilist plaanis ei olegi, aga lihtsalt võib-olla jutustan siin teiega ja näitan teile, mida ma söön, mida ma teen, pole ammu sihukest asja teinud. Vot. Ja update on siis see, et ma ülipikalt ei suutnud siin muna süüa terve 1. trimester pluss veel mingi nädal peale seda. Ja nüüd ma olen 3 nädalat söönud muna, millele mul on nii hea meel ja ma sööngi lihtsalt iga hommik praegu keedumuna. See on lihtsalt nii maitsev, nii hea ja nii palju valku ja nii täisväärtuslik, nii et ma täiega naudin seda ja vahepeal ma söön reaalselt, ma arvan nii palju isegi võib-olla. Ma ei tea, kas see on isegi okei nii palju seda süüa, aga vahepeal ma söön isegi 5 muna päevas, sest ma lihtsalt tunnen, mul on vajadus muna järgi ja kohvi olen ka nüüd peaaegu 3 nädalat jälle joonud, mida ma arvasin, ma ei hakka kunagi tegema, aga jälle joon, nii et väga hästi. Aga minu kohvi on kohe valmis ka, minu jaoks on hetkel hommikul siis võimlesin jälle, sest et lihtsalt keha on nii kuidagi kange ja kinni hommikuti, nii et nii mõnus lihtsalt võimled, venitad, teed ennast kuidagi krõksutad ennast põhimõtteliselt normaalseks inimeseks on ju. Ja nüüd kohvi kõrvale siis hakkan tegelema oma vanaema juubelikingitusega, sellepärast et nüüd märtsi lõpus siis ma tulengi Eestisse, siis mu vanaemal ja tädil on juubel ja ma ei ütle veel, mis see kingitus on, äkki, ma arvan, mu vanaema ei vaata seda, aga äkki ta vaatab. Ühesõnaga, mul on vaja sellega tegeleda, mul on vaja seda ette valmistada ja ma hakkan sellega tegelema. Ja siis on vaja töössu teha ja vaatame veel midagi, aga asume tänase päeva kallale. Ja also meil on nüüd paar päeva juba hästi siuksed vihmased ja pilvised ilmad olnud, nagu te näete, siis meil ei ole ka siin täna päikest, on ju, ei ole mitu päeva olnud ja ei luba ka mingi viimaste nädalatega mingit päikest, nii et suht vihmane peaks olema märtsikuu ja ma mäletan ka eelmine aasta oli märtsikuu hästi vihmane, nii et soe on justkui mingi 17 kraadi, aga siuke vihmane ja tuuline ja siuke plärtsukas. Vaadake seda karvapalli. Vaadake teda. Kui tunnu. Eile tegin esimest korda siis kassi ja nende rasedusjooga järgi trenni. Ja täna teen teist korda, teen nüüd 50 minutit in-joogat, eile tegin 40 minutit in-jassa joogat. Nii et hakkame siis seda tegema, ega ma vahepeal midagi muud ei teinudki, tegelesin selle sünnipäeva kingi asjaga ja kell on juba seal, ma näiteks trenni ära teha küll. Veendu, et selge vajuks nagusaks, püüdes ka siin kõhuga justkui beebit kõlistada ja kõverda mõlemad külje peale. Hingates sisse siruta, hingates välja kõverda. Ära unusta samal ajal hingata. Nii, ma tegin hoopis rahuliku jooga asemel 2 tuharatrenni sealsamalt platvormilt ja siis 1 pilatese ja siis nüüd 20 minutit veel joogat ka. Nii et korralik trenn tehtud ja tahaks uus jalutada ka, kuigi täna on nii kole ilm, ma ei tea, kas enam sajab, võib-olla enam ei saa. Ja siis
ma näitan teile hiljem ühte retsepti, mis ma kunagi Eestis olles kogu aeg tegin, aga nüüd eile siis mul tuli meelde see, et nagu nii hea asi, miks ma olen seda ammu teinud, nii et ma näitan teile hiljem seda. Väga udune, ma tegin just kaamera puhtaks, aga see läheb kohe jälle mustaks. Tulime jalutama, tegelikult aega sajab praegu, aga samme oleks vaja saada ja aktiivsust juurde. Nii et jalutame mingi maa ja siis koju tagasi. Aga ma tean, et Tallinnas on praegu ilus ilm, nii et üks kord, kui saab öelda, et vau, Tallinnas ilus ilm, päike paistab ja värki, nii et. Aga meil on soojem ikka. On jah? Meil elab siin looduslikult väga palju kanu ja kukkesid rööhes ja tikukesed on ka seal. Seal on veel tegelikult järjest tulevad välja nii nunnud. Lihtsalt kanavarjas neid tipusid seal enda all vihma eest. Nii, ma lubasin teile näidata siis seda retseptikest ja selleks läheb teil vaja siis lihtsalt kipsutuspaberit. Ja alustuseks siis kipsutuspaberit ja siis lihtsalt kodujuustu. Mina tegin seda Eestis olles ahjus. Ehk siis panin lihtsalt ahjuplaadile kõik. Aga mul ei ole ahju, nii et ma teen seda kuumahu fritüüris. Lihtsalt üks kodujuust. Panen selle siia peale. Hõõrun ta laiali. Ja nipan sellest, et see liiga paksult, kas ta ei paneks. Nii, kui ta on laiali hõõrutud, siis lihtsalt maitsestad soola ja pipraga. Siis hoiad teda kuumahu fritüüris või ahjus seni, kuni ta on pealt ilusti kuldpruun ja ära küpsenud. Ja siis sinna peale ma panen lihtsalt hiljem, kui ma ta välja võtan, siis ma lihtsalt ehitan sinna peale. Põhimõtteliselt kõigepealt panen avokado, selle ma smashin ära sinna. See on nagu nii-öelda kaste. Siis panen sinna tomatit lõikan tükkideks, jääsalatit ja panen paar muna ka veel. Ja rohkem vist ei panegi midagi. Ja siis soolapiipar ka veel peale. Ja reaalselt see on nii lihtne, see on nii hea. Sa võid seda teha vabalt ka niimoodi, et sa paned lihtsalt, teed selle nagu kodujuustu põhja. Põhimõtteliselt blenderis lihtsalt segad 2 munaga kokku või 1 munaga. Blenderdad ära, maitsestad ära selle ja paned täpselt samamoodi kas kuumahu fritüüri või ahju ja siis sul tuleb põhimõtteliselt nagu wrap, ehk siis sa saad sellest nagu kokku wrappida asja. Et see, mis mina praegu teen, see on nagu lihtsalt siuke alus, et nagu sinna aluse peale ma ehitan kõik need muud asjad, aga see munagas saad reaalse wrappi, mis on nii haige, ma tegin seda ka kunagi täiega Eestis olles. Aga ühesõnaga, lihtsalt ma tean, see kõlab üliveidralt, aga usaldage seda retsepti, see on täiega hea ja ma ütleks isegi, et võib-olla see kodujuustu alus jäi mul veits parem, kui ma tegin seda Eestis ahjus, sest kuidagi ahi küpsetas teda nagu paremini läbi. Ja siis ma tegin Eestis olles seda siis vähe rasvase laktoosivaba kodujuustuga, et ei pea üldse olema mingi rasvane kodujuust selleks, et seda teha, vaid võib vabalt olla see kõige vähem rasvasem ka. Vot. Aga nüüd ma praengi muna järgmisena ära ja lõikan need asjad ja siis mul põhimõtteliselt küpseb see seal mingi pool tunnikest ja siis mul ongi toit valmis. See on nii maitsev, nii täitev, nii täisväärtuslik. Ja nüüd magustoiduks külmutatud vaariga. No nii, täna on käes reede ja ma just lõpetasin oma intensiveete loengu, mis mul kuulamata veel oli, üks on veel kuulamata eilsest.
aga põhimõtteliselt see loeng oli sellest, et lihtsalt nagu igasugused jõusaali baasharjutused ja kuidas seda õigesti teha, kuidas märgata, kui klient teeb valesti, mida ta valesti teeb ja nii edasi ja nii edasi. Üliäge, väga põnev loeng jälle. Ja nüüd mul ongi siis hetkel personaaltreeneri õpingud varsti. Ma ei saa öelda, et nad veel on poole peal, aga nad justkui varsti on poole peal, sest et nagu internetis need live-loengud kestavad 6 nädalat ja nüüd üks loeng on mul veel kuulamata, kui ma kuulan selle ära, siis saabki tegelikult 3 nädalat täis, mis on crazy, aeg läheb nii kiiresti ja nii põnev on kõik ja nagu mida aeg edasi, siis seda rohkem kuidagi siuke kohale kõik jõuab ja kõik nagu seostub oma vahel, et täiega põnev, ma nii palju kirjutan märkmeid ja ette ka ja muidugi see on nagu üliintensiivne, hästi palju mida on õppida ja peakski hakkama nüüd pähe tuupima neid igasuguseid lihaseid, kus mis täpselt nagu mitte mingi tuharalihas, reielihas lihtsalt, vaid ei, see on palju spetsiifilisem, et kõike seda aga see oligi minu hommikune eesmärk hetkel, see ära teha. Lisaks tegin oma küüned ka korda, mul ei ole küüsi peal praegu, vaid ma lihtsalt, ma ei tea, mulle meeldivadki praegu naturaalsed küüned. Ma lihtsalt viilisin ja panin siia läbipõstva laki peale. Ja siis, kuna täna reede ja reedeti me käime turul, siis vaikselt hakkame turule sättima. Ja äkki ma jõuan teile ka näidata seal, mis praegu hooaja kaup on. Eelmine nädal me ostsime palju herneid ja masikaid näiteks. Et see muidugi muutub ka kogu aeg, mis just praegu see kõige kuumem kaup on, aga siis olid need 2 asja. Et herned vist olidki 3 eurot kilo ja siis maasikad olid 2,50 või 2 eurot kilo, ma ei mäleta enam. Igatahes nagu üli hea hinnaga. Ja eile õhtul ma rohkem ei filminudki siin, sellepärast, et ma ei tea, mul kuidagi hakkas paha olla eile õhtul. Mul ennega nii olnud nädal tagasi ka nii, et ma nagu sõin oma kõhu täis ja mul lihtsalt hakkas nii paha. Eile mul oli ka tõesti hakkas nii paha, et terve öö läbi oli ka kuidagi kõht oli nii raske ja kuidagi kaasa täis, et siuke, ma ei tea, mingid toit ühesõnaga ei sobinud mulle, mis ma eile õhtul sain. Ja ma isegi vist siin vlogis ei näidanudki, et ma sain veel tegelikult ühte mingit valgujäätist, mis me Lidlist saime. Võib-olla see käis veits vastus, see oli nagu uus asi, mida ma ei olnud enne söönud. Et jah, võib-olla sellest siis eemale hoidma ennast, et kuidagi ei seedinud hästi ja siuke raske olla oli pärast. Aga sätime nüüd turule. Nii, võtsin siit 6 kilo maasikad, 2 kilo on 3 euri, 1 kilo on 2 euri. Tasub võtta. Pube on ka hästi palju igal pool müügil, 89 senti kilo. Ja siis porgandeid võtsime ka 1,50 kilo, 2 kilo. Siis võtame ühe selle vilgapsega ja see on 1,51 tükk. Nii, turulkäik on tehtud. Täna herneid ei olnud üldse. Eelmine kord oli mega palju. Üldse mitte ühest kohas ei näinud herneid. Ja see, kelle käest eelmine kord mitu kilo herneid ostsime, see kohe tundis ära, tuli mingi, täna ei ole herneid. Aga ostsime jällegi avokaadosid, tomateid, kõrvitsad, porgandid, vilgapsast, maasikaid, hästi palju, 6 kilo, apelsine. Midagi just veel. Ma ei mäleta enam. Ühesõnaga, kana ka. Mina ei taha seda, aga Kasparile see grillkana, need siin grillivad hullult. Nagu terve kana maksab 11 euri grillitult. Mõnus. Täna reaalselt ilmateade näitas, et ei tule päikest mitu päeva. Ja ärkan hommikul hästi lihtsalt nagu ülilus päikseline ilm on. Kuigi nüüd ma näen, et pilvitab juba. Aga ilma ei tasugi üldse uskuda. Praegu näitab päiksegas 23 kraadi, aga no mina olen teada tuntud külmaveres, nii et ma olen ikka mingi 3 kihiga. Ma olen kohalik, vaata, talv on käes. Kaspar on full lühikeste riietaga, nii et külmatundlikkus on nii erinev lihtsalt. Kuidagi rasedusega ka ma olen nagu rohkem külmatundlikumaks muutunud. Kuigi ma tean, et just peaks vastupidi olema, aga ma ei tea, mul on nii. Aga nüüd Kaspar viskab mu trenni ära, et ise läheb õhtul boksi ja mina lähen jõuksi nüüd. Polegi see nädal ühtegi jõuksi teinud, ma olen teinud 2 joogat ja 2 sumbat, aga jõuksi nüüd täna homme kindlasti teen. Näitan, mis meil siis praegu kütushinnad siin on. Põhimõtteliselt kõige odavam tankla on see. Siin on siis diisel on 1,469, enne oli mingi 1,2 midagi. Ja siis 1,3 ja siis, aga bensukas oli palju enne. Ma diisel. Jah, bensukas oli minu just 1,3 ja siis diisel oli natuke odavam.
nii, trenn on tehtud ja siin meil jõuksi juures on siuke väike kohvik. Väga head hindadega asjad, ma olen enne ka seda näidanud. Jõuks on seal ja kohvik on siin, ongi jõuksi kohvik. Võtsin valgusmuti, mis on siis mango ja siis maasikama. Ja siis ühe sellise võiku mõnusa, kus on siis tomat ja avokado ja mingid lehed veel. Nii et saame aga süüa. Nii, kõht sai nüüd väga täis. Ja tegelikult üldse on nagu suur portski, aga täitis väga hästi ära. Aga ma pean ütlema, et kui ma 2 nädalat tagasi sama asja siit võtsin, siis maitses palju paremini. Kuidagi see sai oli palju rohkem röstitud. Praegu oli suht vähe röstitus. Ja just selle rösti pärast saia tahtsingi, sest meil endal kodus rösterit ei ole. Meil lihtsalt ei ole kohta, kuhu seda panna. Kuigi väga tahaks. Ja mul on eluaeg tegelikult röster olnud. Võib-olla peab selle salaja ära ostma, nii et Kasper ei tea. Ja siis ma lihtsalt hoian seda kuskil kapis, kuigi kapiruumi meil ka ei ole. Aga smuutil iga veits liiga palju jääd oli sees kuidagi, ma ei tea. Suke ei olnud kõige parem, aga kõhu sai täis. Eelmine kord oli jälle palju parem. Ja ma ütlen nagu rasedana ka veits see, et kui sa nagu oled mingist toidust aeg unistanud ja see toit ei maitse nii, nagu sa endale ette kujutasid. See pettumus on nagu mingi 100 korda suurem. Nagu lihtsalt ongi see, et mingi hormoonid, vaata, nagu kõiguvad ja siis lihtsalt ongi teistmoodi. Aga ausalt öeldes ma ei ole ammu kooki söönud ja ma räigelt tahaks kooki. Nagu väga head kooki tahaks kuskilt, mingit pagarjärgi kooki. Nii et ma mõtlesin, et ma lähen otsin siit kuskilt. Ja siis õhtul teen püreesuppi. Kõlab nagu plaan. Oi, kui pikalt oleme unistanud sellest söögist ja nüüd ma panin siia hapnema just köögiviljad ja siis tegelikult 3-4 tunni pärast peaks umbes saama juba seda süüa, aga homme on ta kõige parem. Nii, ma mõtlesin, et ma natukene räägin siia õhtu lõpuks natukene rubriiki rase ja tema tunded, sümptomid ja kõik see. Siis see on osa, millest mina olen tundnud täiega puudust, kui ma olen vaadanud rasedate naiste blooge, mida ma olen vaadanud väga palju. Väga palju, vähemalt 10 aastat. Mind on nii huvitanud see teema lihtsalt. Ja see on ka põhjus, miks ma tahtsin ämmaemandaks kunagi saada. Kuigi ma ei tea, kuidas ma oleksin sellele töötanud, sest ma kardan verd. Aga mida iganes. Ühesõnaga, mul praegult on väga hea olla, aga jälle nagu ma rääkisin teile ka, nagu mul eile õhtul oli, siis mul täna ka lihtsalt täiesti rampi. Söön peale trenni, ei söö isegi liiga punni ennast ja lihtsalt nii paha hakkab olla, et ma pean ennast külili viskama, tund aega lihtsalt vähemalt pean külili olema, liikuda ei saa, kõht valutab, nagu mitte niimoodi, et nagu tugev kõhuval, vaid lihtsalt siuke gaasiline, kõht on nagu punnis, raske on olla, raske on liikuda, raske on püsti tõusta, raske on istuda, kõik on nagu raske teha. Ja siis umbes tunni aja pärast lähen vetsu ja siis käin vetsu ära ja kõik on korras. Et siuke huvitav. Ja miks me tahab praegu hingeldama? Saate aru, mul oli veel pointe, millest ma rääkisin, tahtsin, aga mul oleks meelest ära. Nagu lihtsalt, mis võtab veel paremini kokku selle aju, mis siin ajus praegu toimub. Ajumaht ongi lihtsalt vähenenud. Tuli meelde. Nii, läheme rubriiki rase ja tema siis, ma ei ütleks, et see on imelik isu, sest et see ei ole, või nagu kind of on imelik isu, aga kind of nagu ei ole ka. Ühesõnaga, mida ma olen kreivinud? Ma olen väga palju rääkinud sellest, et ma ei taha üldse rämpstoitu süüa ja põhimõtteliselt. Rämpstoit on magus minu jaoks rasedusaeg olnud ja väga harva paar korda terve raseduse jooksul trõpsu. Aga mida ma olen kreivinud on olnud igasugune värske, eks ju. Ja nüüd ma kreivin täiega õuna, aga mitte lihtsalt õuna, vaid ära kooritud õuna. Saad aru? Mul on nii suur ära kooritud õunaisu. See ei ole normaalne. See lihtsalt ei ole normaalne. Vähemalt mul on lihtsad isud. Vähemalt mul on nagu ei ole midagi keerulist. Ei pea minema kuskile, ei pea midagi tegema. Mul on väga easy isud. Aga võt, kooritud õunaisu. Ja üks õhtu ma sõin ka kooritud õuna. Mul läheb praegu suu vett täis, kui ma räägin sellest lihtsalt.
see oli nii hea, reaalselt. Ma pakkusin Kasparile, aga ta ei tahtnud, ma olin mingi, miks sa ei taha, see on kõige parem asi. Nagu, miks sa ei võta, reaalselt proovi, see on nii hea. Nii et kui keegi küsib, mida sa crave'id raseduse ajal, ma ütlen teile, külmutatud kirsid, astelpäevumahl, kui ma Eestis olen, võib mulle neid tuua. Ja siis astelpäevumahl, mitte see suhkrustatud, vaid võimalikult neutraalne. Aga võib natuke suhkur ka sees olla. Ja kooritud õun. Okei, leib ka. Leib aga leib on nüüd vähem juba. Ühesõnaga need asjad saate aru või. Ja ma vist olen mainin siin, et mul on hetkel 16 pluss midagi nädalat käimas, ma isegi täpselt ei tea. Aga see on 17. nädal rasedust. No nii, 3. vlogipäev. Ja mina olen siin oma jääkohvikesega. Ja see on nii hea reaalselt. Kuigi meil ei ole siin mingid soojad ilmad, et ma peaks jääkohvi jooma, aga kuidagi jääkohvi lihtsalt maitseb mulle palju rohkem kui tavaline. Aga ma rääkisin teile, et mul siuke röst sai ees, on ju. Ja siis Kaspar oli mingi, sa airfryeris ka röstida, siis ma väga uskun sellest, siis ma eile vaatasin TikTokis mingeid videoid, kuidas röstida. Nii lihtne. Aida, võiks ma varem selle peale ei tulnud. Ja täna proovisin esimest korda röstida airfryeris ja täiesti täpselt röst sai tuli. Nii et ma lihtsalt nii nautisin tänast hommikusööki, lihtsalt krõbe röst sai avokaado, tomaati, munaga. Lihtsalt ime hea. Ja tegin oma jääkohvi ja nüüd ma hakkan vaatama selle nädala viimast intensiivpeete loengut. Ja see on nii põnev loeng reaalselt, see on treeningkava koostamine. Nii et põhimõtteliselt 4,5 tunni pärast ma peaksin olema väga teadlik, kuidas treeningkava koostada. Nii et ma olen mega excited ja põnevil. Ja siis saabki pool kursusest läbi ja pool on veel ja siis ongi eksam ja ongi tehtud. Täiesti uskumatu, aga muidugi õppida on veel nii palju lihtsalt, et see aeg ei määra seda, kui palju sa tead, mis sealt saad. Et teadmisi on ikka jõhker kogus. Aga mul lihtsalt nii hea meel, et ma tegin selle lükke ära ja lihtsalt võtsin kätte selle treeneri paberite tegemise. Ma olen nii kaua sellest mõelnud. Tõesti, ma arvan mingi 18-aastasest peale lihtsalt. Et nii põnev, mulle hullult meeldib see teema. Ise ka nii kaua juuksis käinud. Nii et ja pluss see, et ikkagist need õppejõud on ka nagu nii tasemel, lihtsalt nii ägedad õppejõud. Et ma lihtsalt nagu, ma ei väsi vist mitte kunagi kiitmas seda kursust. Ma olen väga obsessed. Ja täna tegelikult teistel on see, täna ja homme siis praktiline nädalavahetus, kus saab siis põhimõtteliselt nagu õppida, kuidas inimest treenida ja kõrvalt vaadata, et nagu, kus ta teeb õigesti harjutust ja kuidas teda juhendada ja kõik seda. Aga seal sai valida, et millal sa nagu teha tahad seda nädalavahetust, et kui seekord ei saa, siis aprillis, nii et siis ma lähengi aprilli lõpus, teen ise selle ära. Aga põhimõtteliselt enne seda praktilist nädalavahetust saad juba nagu kõik eksamid ja asjad ka ära teha, et see nagu ei takista seda. Vot, aga ma nüüd naudin oma jääkohvi. Hakkan vaatama, kuidas kaastada treeningkava. Jääkohvi tuli mega magus täna, oleks võinud vähem magusam tulla. Ja siis täna kindlasti trenni tegema ja mega ilus ilm on ka õues, nii et jalutama ka kindlasti. Ma olen selle vlogi lõpufilmimist nii palju edasi lükanud. Täna on juba 15. märts ja täna mu isa sünnipäev. Aga täna on juba 15. märts ja ma ei tea, millal ma viimati see klipi tegin. Ja tahes ma mõtlesin, et ma filmin nagu mingit full päeva veel, aga siis ma sain aru, et mul põhimõtteliselt nagu kõik päevad on arvuti taga, siis trenn, pood, jalutamine, nagu hästi rutiinne hetkel, sest ma ju õpin samal ajal ja töö ja nii palju asju ühesõnaga, et lihtsalt nagu ei olnud mingit vaheldust näidata väga. Nii ma lihtsalt filmin selle vlogi lõppu ära. Ja ma mõtlesin, ma teen ühe kõhu update'iga siia. Põhimõtteliselt mul saab nüüd kohe hakkab 19. nädal. Siit ei tulnudki nagu midagi erilist. Siuke on ta mul hetkel.
ma ise tunnen küll, et nagu suht nagu punn on ees ja õhtuks on loomulikult suurem. Öösti ka nagu magada ei saa niimoodi, et mingit tuge all ei ole kõhul, et mingi tugi võib kohe all olema. Vetsus käin räigelt tihti. Ka päeval olen nüüd hakanud palju rohkem vetsus käima. Tunnen viimase nädalaga, et söögisuu on tõusnud kõvasti, et ma proovin ennast tagasi hoida. Täna hommikul käisin ka kaalu peal ja nüüd ma olen ka ikkagist selles mõttes kaalun veits rohkem, kui ma pool kilo rohkem, kui ma enne rasedust kaalusin. Nii et ka seda tuleb juurde, mis oli ka arvata ja ma imestasin, et mul oli ikka veel nagu rohkem kaalu, kui mul oli enne rasedust. Nii et ja, aga iseenesest tunne on väga hea. Loodan, ma midagi ära ei sõnu. Jah, ega midagi muud ei olegi, ma nüüd kohe lähen jälle Eestisse. Ma vlogin jälle siis, kui ma tunnen, et mul see tuhin on peal. Igatahes ma tean, et see vlog tuli võib-olla natuke teistmoodi, kui ma oleksin arvanud. Võib-olla natuke vähem päevi sai filmitud. Samas ma ei näe nagu mõtet filmida ka neid päevi, mis on täpselt samasugused nagu oli eelmine päev. Nii et jah, ühesõnaga, teeme väikse pausi korraks sellest filmimisest. Vot, aga ma väga tänulik, kui jõudis see video lõppu. Jätkuvalt sa võid mul video alla anda märku, mis videoid sa tahaksid näha minu kanalil seoses näiteks raseduse või Hispaaniaga või mis iganes. Ja ongi, kui sulle meeldib mu videod, siis kindlasti subscribe'i. Ma näen teid on nii palju siia juurde toonud ja mul on nii hea meel selle üle, nagu kui äge lihtsalt. Ma olen nii tänulik igale ühele teile. Like seda videot, kui sulle see video meeldis ja näeme jälle järgmises videos. Tšau!